anti mulle selline ülesanne, et rääkida natukene sellise kokkuvõtvas rollis ja öeldi, et tee väike ülevaade, et kuidas sa näed turgusi ja mis toimub ka mujal, et üritan oma sellist väikest kogemust rääkida ka võib-olla mõningate näidete varal Ida-Euroopast, et tänase seisuga ma isiklikult Baltikumis ei tööta enam ja katan pigem teisi turge, et üritan siis mõne koha peal võib-olla mõne näite tuua, mida teised kliendid teistes riikides arvatakse ja võib-olla kuidas seal läheb, et vaatame, kui palju õnnestub rääkida. Ja tänase teema põhipunktid on siis, räägiks natuke äri ja IT muutumist äris sõltuvatest uutest trendidest ja mis nõuded sellele esitatakse, et suhteliselt üldisel tasemel, et ma väga detailidesse võib-olla ei tahaks laskuda, et kuna pealkiri oli, et keynote, et siis peabki seda võib-olla üldisemal tasemel tegema. Vabandan kohe ette ära, et siin on mõningaid trükivigu ja lisaks sellele on ta kahekeelne, ehk siis esimene osa on inglise keeles ja pärast on mõningad mu oma mõtted eesti keeles, et ma loodan, et sellest tüli ei ole, aga ma leidsin ka mõned näpuvead siin, kui ma vahepeal enne esitlust veel üle käisin slaide, mida enam ei õnnestunud parandada, kui need oli siia arvutisse üle jõudnud. Et alustuseks siis räägiks storage'ist. Tegelikult ei taha storage'ist rääkida selles mõttes, et storage'ist teile juba täna räägiti, aga see on asi, millega EMC aktiivselt tegeleb. Ma eeldan, et te kõike seda teate, seetõttu ma sellest teile ei räägi. Ma eeldan, et te teate ka seda kõiki nendest terminoloogiatest, miks see hea on. Ja kui keegi tunneb, et Flashi tehnoloogia eeliseid ja väärtusi ei tea, siis Madis on seal väljas ja räägib sellest pikemalt, kuigi ta täna sellest juba vist rääkis. Nii et selleks ma täna siia ei tulnud, aga ma mõtlesin, et ma näitan 2 slaidi teile. Mida ma tahan teile rääkida, on see, et kuidas organisatsioonid muutuvad, mida ma näen, et teised ettevõtted nagu läbi viivad, mis on nende prioriteedid, mis asi on IT kui teenusüksus, kui teenus, ja mis on olulised selle, ütleme, mudeli võib-olla rakendamisel ja minu vaates võib-olla ka seda, et see on natukene teise terminoloogiaga pilveteenuse osutamine oma ettevõttele. Sest kõik räägib, mis asi see pilv on, kuidas seda süüa ja kas see on riistvara või on see tarkvara või on see mingi teenus. Et pigem ma ütleks, et pilv on, eriti kui me räägime sellest maja sees oma ettevõtte siseselt, siis see on pigem selline ettevõtte sisene pilveteenus. Seda võiks nimetada ümber IT kui teenus oma ettevõttele. Ja siis lõppu ka mõningad omad mõtted sellest valdkonnast. Üldised asjad, mis nagu muudavad seda suunda ja miks IT peab muutuma, kui me alustame sellest äri otsast, siis kõigepealt turud liiguvad oluliselt kiiremini, kui nad vanasti liikusid. Need teenused ja tooted, mida me saame turule viia, toimuvad hoopis teistmoodi. Turgudele tulemine, need piirid ja asjad muutuvad järjest madalamaks ja seetõttu, mida paindlikumad me oleme, seda paremini me hakkama saame. Ja see nõuab omamoodi ka teistmoodi lähenemist IT-lt. Samamoodi uued tehnoloogilised vahendid, selles mõttes, et telefoni või iPadi või mingi muu sellise mobiilse seadme puhul kasutajad enam ei lase IT-l dikteerida, et ainus asi, mis on teie arvuti ja see meil, mida te kasutate, on see, mis me teile eraldanud on ja selleks on teil mahtu täpselt nii palju, kui me teile lubame. Kui asutaja seda ei saa oma IT-osakonnas, siis ta tavaliselt võtab selle teenuse kuskilt mujalt, ta läheb selleks Google'isse või mõnele muu teenusepakkuja juurde, on see siis globaalne või kohalik, aga kasutajad hakkavad minema välja. See toob omakorda riske ettevõttele, kes ei tea, kus ta ettevõtte info tegelikult paikneb, kas see on majas sees, kas on väljas, kas on hoopis kellegi kolmanda teenusepakkuja juures, kuidas see kaitstud on, kas sellega kaasnevad mingid riskid, ka mingid küberrünnakud ja nii edasi, et selle vältimiseks on vaja ka mingit arusaama, kuidas me IT-s seda kõike kasutame. Ja kuidas me kontrollime, millega meie nagu töötajad tegutsevad ja kas me anname neile piisavalt paindlikkust, et neil ei tekiks isu minna majast välja uute teenuste järgi. Ja loomulikult uued tehnoloogiad, mis võimaldavad, ja siin on siis nüüd need samad avalikud pilveteenused, ehk siis Amazonid, Google'id, kes iganes neid osutavad, ka kohapealsed teenusepakkujad,
kelle juurde on äril teinekord lihtsam minna kui oma IT juurde, kes ütleb, et kui te soovite nüüd seda testkeskkonda saada, siis kui te panete avalduse sisse, siis 3 kuu pärast vaatame, äkki eraldame teile midagi ja võib-olla veelgi enam, äkki me peame selleks mingisuguse hanke läbi viima ja see võtab jube kaua aega. Samas on äripoolel mingi eelarve olemas, et oma projekti läbi viia, vaatab, et Amazoni login sisse, teen mingi krediitkaardiga või mingisuguse tellimusega paar hiireliigutust ja juba mul teenuskeskkond töötab. Ja see on ühelt poolt muidugi ärile lihtsustav asi, teiselt poolt IT pool oma äripoolele teenust ei osutanud ja lisaks sellele toodi ka majja turvarisk, et osa potentsiaalsest äri konfidentsiaalsest infost viidi majast välja. Nii et ka nende teemadega me peame arvestama. Ehk siis, kui me vaadata nüüd, et äris kõik need asjad muutuvad, et siis mis me siis nagu IT-s peame ette võtma, et küsimus ongi nagu selles, et kuidas me konkureerime selle välise maailmaga ja kuidas me tagame seda, et meie klassikaline ettevõtte IT suudaks ka muutuda selliseks paindlikuks ja samas ka ütleme siis kiiresti teenust osutavaks keskkonnaks, samas säilitades selle ettevõtte sisese turvalisuse ja kindlustunde, et see töötab ja mu andmed ei lähe kuskile kaotsi ja ma saan tagada tõepoolest oma ettevõttele võimalikult väärtusliku keskkonna. Ehk ütleme siis see eelised, mis meil täna on, sellele tuua lisaks veel ka väline paindlikkus. Ja loomulikult me tahame siis selle muutmuse käigus teenuse pakkujaks, me tahame pakkuda ka äripaindlikkust, ütleme ärile ka tuua võimaluse korral ka teinekord kasumit. Selles mõttes IT ei pea olema alati ilmtingimata kuluüksus. Me võime vahest suuta ka pakkuda teenust, mis ettevõttele toob täiendavat kasumit ja lisab selle nagu ärile täiendavat raha teenimise võimalusi. Ja loomulikult, mida lihtsamaks me teeme selle teenuse kasutamise ja automatiseerituks, seda parem see ärile on, seda lihtsam on neil ka tulla ja seda teenust ka IT-st osta. Muuseas, vahemärkusena võin öelda, et olles nüüd tänaseks selle valdkonnaga tegelenud juba peaaegu 13 aastat, on kliente, kes on öelnud, et see lihtsustamine, see mulle ei sobi. Sellepärast, et täna ma oma äri poolt pidurdan nende vajaduste kasvuga sellega, et iga kord, kui nad tulevad midagi küsima, siis ma teen selle hankeprotsessi läbi ja see võtab nii palju aega, et iga kord ei tule küsima. Et selle asemel, et nagu teenust nagu mugavaks teha, et kui ma teen selle väga mugavaks, siis mul ei ole ühtegi pidurdavat faktorit ja mul läheb eelarve käest ära. Et selles mõttes lähenemisi on erinevaid. Ja üks hea näide veel valdkonnast, et finantsosakond leppis IT-osakonnaga kokku, et nemad ei sega, finantsosakond jooksutab raamatupidamist ise ja siis nad ei sega IT-d ka sellega, et IT ja finantsosakond toimisid täiesti iseseisvalt. Et ka selliseid asju toimub, aga see näitab seda, et IT ei ole teenusüksus ja ta ei ürita olla nagu oma kasutajale kliendisõbralik. Eesmärgid, mida me sellega üritame saavutada, kui me teeme IT-st nagu teenuse ja tahame, mis siis nagu äri võiks oodata sellest outcome'ist, et kui me nagu teenuseid osutame, et me saame tõepoolest kiiremini mingeid teenuseid turule tuua, efektiivsust saame tõsta, uusi ärimudeleid luua ja loomulikult eeldame ka seda, et see kõik võiks toimuda nagu kuluefektiivsemalt. Ja nüüd, miks me arvame, et lisaks see kõik toimib nagu ja kliendid seda ka rakendavad ja miks nad sinnapoole liiguvad, siis siin on, ütleme, väike analüüs selle kohta, et mida peetakse nagu prioriteetseks selle aasta investeeringute koha pealt ja kuhu IT-osakonnad nagu tahavad raha investeerida. Ja kui me vaatame, siis need põhiteemad on kõik sellega seotud, et üritada pakkuda mingisugust teenuskeskkonda ja luua selliseid võimalikult paindlikke teenusmudeleid, et ärile nagu efektiivselt vastu tulla nende uutele soovidele ja trendidele. Täna üks olulisemaid teemasid, mis tegelikult sellega kaasneb muuseas, on turvalisus ja andmete turvalisus, eriti mobiilses keskkonnas. Täna ma sellest pikemalt ei räägi, aga see on ka kindlasti täiesti eraldi teema, kuidas tagada andmete turvalisus andmete liikuvas keskkonnas, eriti kui me räägime virtualiseerimisest, kui räägime ka outsourcingust ja muudest asjadest. Nüüd, kui me tahame seda üldist mudelit nagu ellu viia, siis 3 sellist põhivaldkonda, mille peale peab mõtlema, on see, et kuidas me teeme selle
teenuse tarbijatele kasutatavaks nii, et saavad ise seda tarbida. See on, ütleme, kui näitena tuua, siis kui me tarbime vett kraanist, siis me avame kraani ja vesi tuleb. Kuidas see sinna tuleb, see meid ei huvita ja analoogselt me võime ka IT-maailmas mõelda selle peale, et kasutaja tahab, et mul on vaja mingisugust rakendust, nii nagu ütleme ka tegelikult, iPhone'is toimub, et ma lähen App Store'i ja ma võtan mingi aplikatsiooni ja ma kasutan seda ja kui ma vajutan selle peale, siis minuti paariga on mul arvuti või seal iPhone'i telefonis ja peale seda ma saan sellega juba tööd teha. Et tavakasutaja ka äriettevõttes ootab juba sellist teenust. Ja ma võin öelda, et meil oma ettevõtte sees osad teenused nii käivad. Et mingisugune kuluaruannete kinnitamiseks mina läksin App Store'i, võtsin sealt omale väikse rakenduse ja selle peale, kui ma selle laadisin endale telefoni, siis oli minu alluvate nimekiri nende kuluarvantest oli olemas, ma pidin lihtsalt approve nuppu vajutama ja see käis kõik üle telefoni, ilma et ma oleks kellegi poole pöördunud või mingisuguseid muid mingisuguseid tellimusi või asju esitanud. Et selles mõttes selliseid teenuseid juba on täna. Ma ei saa kindlasti kaugeltki sellele öelda, et me oleme kõikide asjadega sinna jõudnud, aga mõned lihtsamad asjad on võimalik nii ka tarbimise meetodil nagu klientidele kättesaadavaks teha. Järgmine teema on, kuidas opereerida nii, et see oleks võimalik automatiseeritud, et see oleks võimalikult lihtne ja võimalikult vähe siis IT-inimeste poolt nagu käsitsi tehtav, et mida automaatsem see on ja mida rohkem see info on mobiilne, seda parem see on. Ja loomulikult siis, kuidas seda arhitektuuri niimoodi ehitada, et see võimaldab meil selliseid kiireid lahendusi luua. Kui seda jagada sellisteks põhigruppideks, siis siin on nagu 4 suuremat valdkonda, mida sellise IT-teenuse keskusena nagu vaadata, on lõpptarbija oma, millest näite ma just tõin selle aplikatsiooni näitel, on äriteenused, aplikatsiooniteenused, ehk siis kui meil on mingid aplikatsioonid, mille selliseid teenustasemeid pakkuda ja infrastruktuuriteenused. Ütleme, mina isiklikult keskendun ja ma täna ka räägin rohkem sellest kõige alumisest infrastruktuuriteenusest, millest ka täna tõenäoliselt ka kõige rohkem juttu on olnud, kui kindlasti on olnud ka teistest tasemetest, aga see on valdkond, millele ma nagu peatuks vähe pikemalt. Täiendavalt tahaksin öelda seda, et IT kindlasti, kui me räägime nagu tehnoloogia poole pealt, ei ole kõige olulisem roll selles, ütleme, riistvara, tarkvara ei ole kõige olulisem kogu selle mudeli ehitamisel, et see on ainult üks mitmest komponendist. Et hakkab see asi pihta ikkagi strateegiaga, mida me tahame ellu viia ja selle strateegia juurde tuleb jääda suhteliselt kindlaks. Selles mõttes, et kui väga tihti on näha klientide juures, kes on alustanud mingi strateegiaga, jõudnud sellega kuskile poole peale, see ei olegi veel tulemust näidanud ja siis juba vaadatakse, oi, see oli kallis, ma lähen nüüd järgmise peale ja ehitatakse kõrvale uus mingisugune lahendus, mingisugune keskkond. Ja mis lõpuks juhtub, on see, et tegelikult asi läheb veelgi kallimaks, selle asemel, et nagu tõepoolest olla kindel oma strateegias, mis on nagu plaanitud ja tõesti hiljem maista selle vilju. Kindlasti on oluline organisatsioon, ma mõne sõnaga pärast räägin erinevatest mudelitest või inimestest muutustest, mis IT-organisatsioonis toimub, vähemalt minu nägemuse järgi. Ja siin on oluline ka see, et oleks õiged inimesed olemas, kes nagu vaatavad ja defineerivad teatud vajadusi ja reegleid, mis ettevõttes ette nähtud on. Protsessid tuleb ümber vaadata, kuidas neid luua ja kuidas neid automatiseerida, milliseid teenuseid me tahame pakkuda, mis on need teenused ja võib-olla ma tooks siia ühe sõna veel juurde, on see, et kuidas me neid tootestame. Selles mõttes, et kui me vaatame, siis lihtsalt näited, kõik enamus, ma usun, siin ruumis on mingil ühel või teisel kujul interneti kasutajaid, siis interneti teenust me ostame mingisuguse tootena. Meil on olemas väga kiired ühendused, meil on olemas keskmise kiirusega väga aeglased ühendused, või ma ei tea, kas väga aeglased, aga aeglasemad. Ja selles mõttes, et nad on mingi kindel arv tooteid. Kui tänapäeval IT-d vaadata, IT-sse sisse minna, eriti vähekene keskklassi ja suuremate ettevõttega, siis seal on 100 kuni mõnisada serverit ja enamus nendest serveritest omab igaüks oma teenustaset. Ja selline asi ei ole hallatav, see ei ole nagu mõistlik ja sellega ei saa tagada kindlat sellist teenustaset, mida ettevõttel vaja on. Samas äripool ei eelda, et neil on 150 erinevat taset. Loomulikult igal ühel on oma paindlik ja kui mina tahan koju interneti saada, võib-olla ma tahaks rohkem saada ühte teenust või teist teenust, aga mul on tehtud mingi kindel arv tooteid. Ja see on asi, mida ma tahaks võib-olla tänase teemaga ka rõhutada põhiliselt, et üks asi, kui midagi vähegi võimalik teha, on eriti kui sellesse suunas vaadata, on see, et proovige teha
oma IT-teenuseid toodetena ärile. Ehk siis te pakute talle mingi kindla menüü, nii nagu restoraniski toidumenüü, teil on mingi kindel arv toite, ehk siis tooteid IT mõistes, mida äril valida on ja mida ta saab siis nagu rakendada. See lihtsustab teil omal äriga suhtlemist. Mõned sammud, kust alustada, siis kõigepealt luua selline teenuspõhine platvorm, kuhu peal neid kõige lihtsam liigutada on ja mis vastaks nendele nõuetele, mis teie strateegia ette näeb. Edasi viia mõni selline teenus käima, ma tõin ühe näite just see kuluarvanete koha pealt, aga see võib olla ka meilisüsteem või mis iganes teil tundub parasjagu olevat selline kaasaegne lahendus. Ja siis edasi viia ka ülejäänud, kui see juba toimib, siis kolmanda sammuna tõepoolest viia ka kõik muud teenused, ehk siis jooksutada IT-d kui äriüksust oma ettevõtte sees. Enamus juhtudel on see võimalik teha ka tuluüksuseks, minna üle kulumudelist tulumudelile, aga see ei pruugi ettevõtte juhtkonna soov olla, see tähendab seda, et nad ei pruugi tahta IT-le maksta selle eest, et nad nüüd nagu kasumit teeniksid päris, et pigem on ta tavaliselt siiski jääb ka kulupõhiseks, aga teil on võimalus äriüksusi nende teenuste eest sel juhul ka rahaliselt, ütleme, rahalist arveldust teha nendega. Mida tavaliselt meie käest oodatakse, mida meie nagu peame siis sellises keskkonnas ka nagu suhteliselt tihti ja mis on nagu EMC roll või tarnija roll selles pildis on see, et me tõesti peame aitama siis ka selles kogu pildis nagu see kulude kokkuhoiu efekti ja pilti luua, kuidas me saame aidata nende strateegiate elluviimisel, kuidas riske maandada, millised riskid üldse kaasnevad, tuua välja, mis on nagu hitsaskohad ja kuidas tõepoolest saada seda kiiremat nagu investeeringu tagasi tootlust ja see on üks asi, mida rohkem ja rohkem me nagu näeme, mida kliendid soovivad meie käest. Nüüd, see oli selline suur pilt ja selline valdkond, mis on nagu järjest enam nagu suundub sinnapoole, et IT-lt tahetakse tõepoolest sellist teenusüksust ja selget arusaamist, kuidas nad nagu ärile kaasa aitavad ja kuidas nad lihtsustavad selle uute trendide nagu ka kaasa minemist ärile. Nüüd mõned minu isiklikud nägemused ja vaatused võib-olla siia nüüd lühendalt on see, et mis on pilved ja mis ma neist siis arvata. Et mõne sõnaga sai siin juba räägitud ka, et public cloud, seda kõik teavad, selles mõttes siin midagi keerulist ei ole, et Google'id ja kõik mis iganes need pilveteenuseid saab kasutada, et selle miinuseks on üldjuhul see, et seal puudub turvalisus ja me ei tea, mis meie andmetest saab ja kas mõni äkker sinna parasjagu sisse ronib ja sealt meie andmed minema viib, et see selles mõttes omab plusse paindlikkuse osas, aga kindlasti turvalisuse pooles omab päris suuri miinuseid. Private cloud on see, mis siis toimub maja sees, nagu me juba rääkisime, aga siin on eelduseks turvalisuse küsimus on see, et kuidas seda nagu võimalikult mugavalt rakendada ja nii, et ei peaks vanu asju ilmtingimata sellepärast välja viima. Ja järgmine tase on nüüd see, ja see, ma arvan, seotub osaliselt ka minu küsimusega outsourcingu kohta, on see, et minu nägemus on see, et outsourcingust peaks saama järgmise tasemega teenus ettevõtetel, kes on vaatamas mõlema nii private kui public cloudi kasutamist, ehk kui on olemas maja sees olemas teenused, mida kasutatakse sellise pilveteenusena ja on soov seda anda välja, siis ma tooks siia mõisted juurde, on ühelt poolt outsourcing ja teiselt poolt me tahaks kasutada ka insourcingut ja võib-olla ka resourcingut, ehk siis see tähendab seda, et kui me oleme andnud oma andmed välja teenuse osa peale osaliselt näiteks mingisuguse tähtsama projekti jaoks, siis me peame olema suutelised sellega tagasi tooma võimalikult lihtsalt ja automatiseeritult, ilma et me peaksime mingisuguse suuremaid vaeva selleks nägema ja veelgi enam, kui meile see teenusepakkuja ei meeldi, me saame selle tagasi võtta ja anda välja kolmandale ja soovitada kõike seda teha nii, et me vahepeal midagi käsitsi tegema ei peaks. Ehk siis see on nagu see järgmine tase, kuhu poole me peaks proovima jõuda nagu see hybrid pilvedega, kus me saame tõepoolest sellise paindliku outsourcingu teenuse. Ehk siis see on see
puudujääk, mida see tavapärane outsourcing, kus me lihtsalt liigutasime oma selle kogu riistvara rakenduse sinna kuskile teise data centrisse, keegi haldas, see on see, mida pilveteenusega me peaksime suutma vältida, et meil tõepoolest on võimalik neid andmeid liigutada. Üks oluline märkus siin on see, et selleks, et selle kõike teha, selleks peab ise jube hästi teadma, mis on see teenus ja mida me tahame sellest teenust saada. Oluline ei ole teada, mis on need tehnoloogiad ja mis on need gigabaidid või performance'id või protsessorid, muud asjad. Oluline on teada, mis on ootused meie teenused ja kuidas me seda osutame. Sest et see on tegelikult tähtsam asi kui see tehnoloogia, mis seal all on. Ja soovitatavalt te saate endale välja mõelda, mis on see platvorm, mida kasutada. Sobib selleks kindlasti VMware, võib-olla ka mõni muu Hyper-V või Citrixi lahendus, aga selles mõttes see platvorm peaks olema midagi sellist, mida teil on võimalik tõenäoliselt leida ka välisemad teenusepakkujateks. Täna on muidugi see seis, et teenusepakkujad väga ei taha selliseid asju osutada, sellepärast et ei ole turgu, kliendid ei ole valmis veel. Mina väidan seda, et tegelikult on hea praegu maja sees sellega alustada ja siis saab hakata teenusepakkujatega rääkima, et meil on huvi, et me aeg-ajalt annaks teile näiteks osa oma töökoormusest, osa oma rakendustest ja kui meil näiteks on jaekaubanduses on vaja näiteks jõulude ajal suuremat koormust, mis iganes, et me saaksime teie juures seda jooksutada, siis hakkavad ka teenusepakkujad sellele järgi tulema. Nii et selles mõttes see arusaamine peab endale vajadustest ennem tekkima, kui me saame nagu teenusepakkujad eeldada, et nad selle toodetega välja tulevad. Sest ega nemad ka täpselt ei tea, mis ootused meil tulemas on. Üks siuke lihtne märkus võib-olla minu enda kogemustest nagu Storiesi valdkonnas on see, et kindlasti ei tasu osta ketta mahtu. Et selles mõttes see, kes ütleb, et mul on vaja mingit puhast mahtu ja asja, see üldjuhul ei tea täpselt, mida ta tahab. Et soovitatavalt siiski on see, et te teate oma ärivajanduse, tahate lahendada mingit konkreetset probleemi. Ja sel juhul saab teile see probleemi lahendusele abiks olla, saab teile nõu anda ja saab ka inseneride poolt panustatud intelligentsusesse, mis nendesse tänapäeva storage seadmetesse pandud on, saab tõepoolest ka nagu seda rakendada, seda intelligentsust. Ja ma võin lihtsa näite tuua seda, et see sama gigabaidi või ütleme 1 terabaidi hind võib olla täna, ma ei tea, $1000 versus $100,000. Ja teine kord võib olla see $100,000 terabaidi ostja olla õnnelikum kui see $1,000 terabaidi ostja. Ja see tõepoolest sõltub sellest, mis on vajadused ja millist probleemi lahendatakse. See on nagu selles mõttes oluline, et kui probleem, mida lahendatakse, maksab miljoneid, siis see 100 000 selle terabaidi eest maksta ei ole palju. Aga kui probleem ei ole defineerimata, siis on ka $100 terabaidi eest palju makstud. Et see on nagu see koht, kus tegelikult peab teadma oma vajadusi ja probleeme, mida tahetakse lahendada ja küll siis tarnijad, sõltumata, kes see tarnija siis ka ei ole, oskavad oma toodete põhjal nõu anda, kuidas seda probleemi lahendada. Ja kui nad ei oska, siis ma arvan, et seda tarnijat selles mõttes ei ole mõtet nagu endale teenusepakkujaks võtta, sest et eeldus ongi selles, et selle riistvara poole pealt tõepoolest see intelligentsus ja see tarkus, mis nendesse toodetesse on ehitatud, et seda te tõepoolest saate siis mingisuguste probleemide lahendustega jaoks kasutada. Lisaks tootestage nii palju kui võimalik. Selles mõttes, et kui te teete tooted, ütlete, meil on näiteks, ma ei tea, 5 või 10 toodet ettevõttes ja see ongi kõik, mis meil on, siis see lihtsustab teil läbirääkimise äripoolega. Te saate tõepoolest selgelt läbi rääkida, kui sellel on ka mingi hinnatase juures, siis saab ka eelarvestamine, kõik muu sellega väga hästi kaasas kanda. Edasi selged ülesanded. Selles mõttes, et kui esimene pool oli see, kuidas äriga suhelda, siis nüüd siin on, kuidas siis nagu tarnija poole pöörduda, on see, et kõigepealt, mis on teie soov, mida tahate lahendada. Ei ole vaja öelda, et mul on vaja 200 kõvaketta süsteemi näiteks. Keegi nendest selles mõttes, see on juba aru saada, eriti kui te alguses ostate 30, siis ei pruugi te 3 aasta või 4 aastaga, mis selle toote eluiga teie IT-keskuses võib olla, ei pruugi üldse kasutadagi, nii et seetõttu eesmärk peaks olema ikkagi mingisugust äriga seotud probleemi lahendada. Soovitan kindlasti osta vähem, kui teil vaja on, sest et adminid, eriti kui te olete IT-juhid, siis adminid alati tahavad rohkem ja nad alati ostavad varuga. See on nagu täiesti selge, aga samas tehke endale selgeks see, et teil oleks võimalik lihtne laiendada.
Enamus kliente, kes kasutavad pay-per-use mudelit, ehk siis nad kasutavad paindlikku kasvumudelit, ehk siis tuuakse mingisugune varu ette ja nad saavad kasvada täpselt siis, kui neil vaja on, siis nendel ma soovitan üldjuhul osta ka alla vaja minema vahu. Ehk siis kui te öeldakse, et teil on vaja näiteks 10 terabaiti majas, siis ma soovitan osta 8 või 7. Midagi ei juhtu, kui te parasjagu natuke rohkem hakkate kasutama, aga te maksate igal juhul selle eest, mida te reaalselt kasutate. Kõige rumalam on osta endale 30 terabaiti, kui 10 vaja on. See tähendab seda, et te tiksutate võib-olla 3 aastat 20 terabaiti tühjalt ja te olete selle raha lihtsalt ära kulutanud. Ehk siis tegelikult minu kui tarnija pool oleks muidugi müüa võimalikult palju teile, aga see on väga lühinägelik. Need, kes on müümas 1-2 aastat, nende jaoks võib see kasulik olla. Olles pikka aega selles tööstusharus olnud, see väga valusalt tagasi teile hiljem. Nii et selles mõttes see on ka tegelikult pika sellise kliendisuhtega tarnijatele kindlasti vajalik lähenemine, et mitte üle müüa. Ja pay-per-use siis oleks kindlasti soovitatav, eriti siis, kui te olete mingisugused SLA-d oma äripoolega kokku leppinud. Nüüd mõned vaated siis nagu selle IT-suundade osas, et IT-juhtidest on tegelikult saamas ja need, kes lähevad infra poole peale, on pigem informatsioonijuhid kui IT-juhid. Ja see tehnoloogia ei saa olema, see I on seal selle rõhuga. Infraarhitektid, kes siis täna vaatavad, milliseid ristvara asju panna, tegelikult peaksid saama, siin on see esimene trükiviga, mis mulle silma ei, et pilvearhitektideks ehk kes oskavad nagu tõepoolest defineerida üldiselt selliseid teenustasemeid, administraatorite asemel tõenäoliselt oleks vaja kedagi, kes defineerib korralikke reegleid ehk polisseid ja suudab panna selle keskkonna automatiseeritud tööle. Igasuguste tehnoloogiliste mõistete asemel muutuvad tähtsamaks RTO, RPO, ROI, time to market, ehk siis kuidas neid asju taastada, millised teenuse nõuded on, mis on teenuse tasemed ja need on hoopis olulisemad terminid ka IT-s tänapäeval kui need tehnoloogilised asjad. See esimene pool on tähtis kindlasti tehnoloogia huvilistele. Selles mõttes, et ei saa midagi vastu, keegi tunneb tööstusharu vastu huvi, siis see kõik on väga tore, aga IT-s kui selle IT-teenuse osutamisel need terminid muutuvad järjest vähem tähtsamaks. Ja outsourcingu asemel peaks olema kindlasti automatiseeritud data mobility, ehk siis andmed peavad olema tõepoolest liigutatavad sinna, kus meil parasjagu vaja on ja mis teeb meile kõige efektiivsemat teenust sellel hetkel, kui me seda andmeid kasutame. Et mõned andmed võivad olla väljaspool maja, mis meil nii kriitilised ei ole, kriitilised asjad maja sees ja me peame suutma seda automatiseeritud liigutada. Ehk siis kokkuvõtteks 3 asja, mida ma soovitaks meeles pidada, on see, et teadke oma ärivajadusi, ärge üle ostke, soovitatult vähe tuleb osta, tootestage oma infrateenused nii palju kui võimalik ja infrateenuste automatiseerimine ja andmete mobiilsus kui selline, et te saate liigutada neid ühest kohast teise, muutub järjest ja järjest olulisemaks. Ja see olekski minu poolt kõik tänaseks. Aitäh!